Ma soovin sulle rääkida ühest väga huvitavast fenomenist, kuidas kõik võib väga kiiresti elus muutuda. Ma usun, et olen sobiv inimene seda tegema, sest minu elu, reaalsus on selle teekonna jooksul ikka väga drastilisi pöördeid teinud ja väga tihti. Suuresti on sellele kaasa aidanud see, et mu identiteet pole kunagi olnud kuigi fikseeritud, sest juba lapsepõlvest saadik olen palju kolinud ja väga erinevates keskkondades elanud ja aega veetnud. See on tähendanud seda, et olen pidanud õppima alateadlikult oma identiteeti juba varajasest east peale kohendama vastavalt uuele keskkonnale. Nagu kameeleonidki muudavad oma värve vastavalt keskkonnale, kus nad viibivad. Kuid kameeleoniga on meil üks väga maagiline vahe, millest ma räägin siis, kui edasi kuulad. See omadus või oskus on mulle õpetanud reaalsusest midagi väga huvitavat ja kasulikku, mida ma nüüd oskan juba küllaltki hästi teadlikult rakendada. Ja seesama teadmine tuleb ka sulle kasuks, kui taipad selle kirjutise mõtet. Oled kindlasti kuulnud ütlust, et välismaailm on sisemaailma peegeldus. See ütlus on palju rohkem tõsi, kui esmapilgul võib tunduda. Mitte miski su elus pole põhjuseta ja juhuslik. Lihtsalt probleem on selles, et me ei oska neid ühendusi märgata ja omavahel kokku siduda, et näha terviklikku pilti. Näiteks, kui sa paned tähele, et inimesed kritiseerivad sind pidevalt, siis see tähendab, et sina oled iseenda vastu kriitiline. Selliseid sarnaseid näiteid ja vihjeid on absoluutselt kõikjal meie ümber. Mida selle teadmisega teha? Seletuseks toon selle lubatud kameeleoni näite. Kui kameeleon muudab oma värve vastavalt oma keskkonnale, siis inimesed saavad oma värve muutes muuta keskkonda ehk reaalsust. Peatu korra selle mõtte juures ja taipa, kui müstiline, võimas ja maagiline see tegelikult on. Sul on supervõime nagu võluril muuta oma välist reaalsust, kui muudad esmalt oma nii-öelda värve. Kas see pole mitte vapustav? See tähendab, et sinu elu on täielikult sinu kätes. Kui sina muutud, siis kõik muutub sinu jaoks. Või kui sina hakkad ennast teistsuguse inimesena nägema, siis kogu reaalsus kohendab päevapealt ennast selle järgi. Me mõtleme, et see reaalsus on füüsiline ja kõik toimub spontaanselt, kus meil pole sellega mitte midagi pistmist. Minu elu on mulle nüüdseks midagi täpselt vastupidist õpetanud. See reaalsus pole füüsiline, kuigi ta tundub füüsiline. Ja see, mis sinu elus toimub, on otseselt seotud sellega, milline oled sina. Kui ma näiteks võrdlen oma elu sellega, mis ta oli veel 6 aega tagasi, siis on see täielikult öö ja päev. Enamus inimesed, kellega suhtlen, on teised. Kohad, kus käin, on teised. Tegevused, mida teen, on muutunud. Mõtted, mida mõtlen, on muutunud. Toit, mida söön, on teine. Tunded, mida tunnen, on teised. Olukorrad, mis ellu tõmban, on muutunud. Me saame oma ellu selle, kes me oleme, mitte selle, mida tahame. Sa võid tahta palju tahad. Reeglina tõukad sa tahtmisega selle endast just kaugemale. Kuid muutudes selleks, mida soovid, tuleb see su ellu kergusega.